Jõu. Teeme selle alkovaba bloogi ära nüüd. Kaua nüüd sellest aega möödas veebruari lõpus veebruari lõpus. Ja märts ma olin kaine ja edasi siis te saate kõike teada, sest et kaine märtsi kohta te teate. Mis siis juhtus? Mis juhtus? Veebruaris minu järjekordse joomise ajal, nagu ma olen rääkinud, ma joon üksinda. Mul ei ole vaja kedagi juurde selleks, et juua. Mul oli viimane joomine siis veebruari lõpus olnud. Mul juhtus mingisugune hüsteerialaadne asi. Kohe ka tuleb video, siis te saate aru, mis seisundis ma täpsemalt olin. Hommikul, kui ma üles ärkasin, mul oli hästi halb olla. See ei olnud esimest korda siis, kui mul oli pohmaka ärevus. Ja ma olin juba sellisesse staadiumisse jõudnud, et mu keha nõudis hommikul peale joomist, mis on minu jaoks täielik tabu teema. Ma tean seda, et kui ma seda teen, siis ma juba astun teisele astmele alkoholismile, mis mul ei ole seda vaja. Ma olen praegu esimesel astmel, mul on jumala fine seal olla. Aga ja mul keha hakkas nõudma ja see polnud esimest korda, kui mu keha hakkas seda nõudma, et joo peale, kui ei joo, kannata ärevust, kannata täie lihtsalt pasaga seda ärevust. Mis ma otsustasin, et ma kannatan. Ja küll mul siis too päev lõi kõhu lahti, mul oli mega ärevus. Ma mõtlesin, et ma suren ära. Ausalt, mul oli siuke tunne, et ma suren ära. Siis teine hetk ma mõtlesin, et mul on vist kergem käia ikkagi poes ja osta peale. Aga ma ikkagi ei teinud seda. Ja peale selle ma olin terve märtsikuu kaine. Täiesti vabatahtlikult. Ma ei tahtnud, sest ma kartsin nii ilgelt seda pohmaka ärevust. Ja ma sain aru, et ma ei taha alkohoolikuks muutuda. Ja see, et kui hale mul endast hakkas, tegelikult see veebruarikuu oligi mul alkojoomised pigem sellised hästi kurvameelsed järjekordselt. Ka kõik need enesetapud, mis mul olid kõik need alkoholi mõju all tehtud. Ja kuna ma täiesti nagu tagasi ei tahaks veel minna haiglasse kilgutite alla, siis oli kuidagi niimoodi. Kõike muud hetkel praegu te näete siis vlogis. Kuna ma seda kainet aega päris ei salvestanud, või seda kainet märtsi õigemini, mis seal ikka oli. Mul oli bipolaarne maniakaalne aktiivsuse tõus. Ja kui mul see tõus tegelikult on, ma ei tahagi alkoholi. Ka selle tõttu oligi see kaine märts, sest et selles tõusus ma ei tarbi alkoholi. Ma tarbin siis, kui mul on depressiivsed episoodid, siis ma täiesti tarbin alkoholi. Aga too hetk siis ei olnud seda tungi nii ilgelt. Enne ma räägin teile eelstory, kus kisus põnevamaks aprillikuus. Ja siis rändame aega tagasi ja näete, mis siis seal täpsemalt toimus. Kõige huvitavam aeg hakkas aprillis, minu sünnipäeval. Miks ma olin oma sünnipäeval tööl? See oli spetsiaalselt tehtud sellepärast, et ma ei jooks. Ma pidin tegelikult alates 1. aprillist minema puhkusele, aga ma ei läinud, kuna ma ei pidanud oma sünnipäeva
rahalistel põhjustel. Mu otsus oli selline ja ma palusin, et mind pannakse 7. ehk siis uuest nädalast mind pannakse puhkusele. Ja too nädalavahetus, kus ma teoreetiliselt pidin oma sünnipäeva pidama, pannakse mind tööle. See oli kõik ekstra selle jaoks tehtud, et mul ei tekiks mingisugust masendust, haletsust enda vastu ja muu selline asi, sest et need asjad ajavadki mind tegelikult jooma. Mis siis sünnipäeval juhtus, kui ma olin tööl? Mulle kingiti minu lemmik võlu, vahuvein. Ja see inimene tõesti, ta ei teadnud, et ma olen terve kuu kaine olnud ja ta tõesti ei tahtnud halvaga seda teha kuidagi. Ja ma ütlesin, et okei, fine, et noh, ei ole hullu, savi, last olla. Muuseas, ta on endiselt mul kapis veel, see võlu. Nii et asi ei olegi nii halb, kaua ta on, jah, üle kuu aja on ta mul kapis ja ma ei ole seda nagu puutunud. Ja sellest ajast hakkas mul tungi isu peale tulema. Ai, kui tore. Ja nüüd edasi seda võitlemist, vot nüüd te näete kohe neid järgnevaid videosid. Kui tore oli võidelda ja mis siis lõppkokkuvõttes sai nagu. Huvitav, siuke tore Ameerika mägi, mitte midagi muud, lihtsalt emotsionaalselt. Ma ei tea, ma ei oskagi mitte midagi muud öelda, lihtsalt vaadake ja saate aru, mis toimus. Ma olen praegu olnud kokku 37 päeva kaine. Lihtsalt miks ma seda teen praegu, seda videot. See on sellepärast, et näidata teile, et mul ei ole üldse kerge olla. See 30 päeva äkki võib-olla olid easy'd, sellised lihtsamad on ja 2 nädalat oli kindlasti mul lihtsam. Peale selle mul hakkasid juba kahtlused tekkima endas, et ma ei saa hakkama. Siis ma suutsin endale tõestada seda, et ma ikkagi sain hakkama. Aga praegu ei kujutate, kus mul isutab. Lihtsalt isutab kas või 1 purgi siidri jagu. Aga kui ma võtan kas või 1 lonksu, ma nullin kõik ära. Siin ma isegi ei kahtlustanud, et kogu märtsikuu oli mul aktiivne maniakaalne tõus ja koheselt hakkab mul depressiivne episood pihta. Siis kui tung tekkis, siis hakkas tegelikult ka valmistuma keha depressiivseks episoodiks. Nagu te näete, ma juba hakkasin näppe närima ja kuidas ma ka närvitsen ja ei suuda ennast hoida selles videoklipis. Ma nullin nagu kõik ära. Ja mul praegu hakkas puhkus. Ja mul on räige kartus, et ma ei saa hakkama. Et ma vist nullin varsti ära selle. Ma üritan küll mitte alla anda. Ma teen endast parima, aga ma ei tea. Ma tahangi näidata seda, et see ei käi mul niimoodi nipsti. Ükski sõltuvus ei käi nipsti. Täpselt samamoodi ka tegelikult ju narkosõltuvuse ma ju tampisin kinni alkoholsõltuvusega. Ehk siis ma panin 1 sõltuvuse teise sõltuvusega kinni. Ja mul on praegu kusjuures ärevushäire. Ma ei tea, võib-olla kartus selle pärast, et ma ei saa hakkama või midagi. Võt, nii et vaatame, mis edasi saab. Aga raske mul on. Mul on tõesti raske. Ja ma täiega tahaks. Aga kui ma teen seda, ma tunnen, et ma pettun endas. Nagu täiega pettun endas. Ja. Praegu on lihtsalt praegu on lihtsalt selline räige kaklus minu sõltuvuse, ehk siis haiguse ja mina vahel. Ja siis kumb siis lõpuks peremeheks jääb. Kas mina või see haigus?
miks mina pean selles osalema, ma ei saa aru, kakelgu omaette seal sees. Jätku mind lihtsalt rahule või midagi. Ma tea, kakelgu ära kusagil väljastpool mind ja otsustage ära, kes siis lõpuks juhib mind, kas sisemine mina või haigus või mina ei tea. Õudne. Ilmselgelt praegu nägite, et mis minuga päriselt toimub, et milline mul ärevus on ja ma olen natukene praegu teistsugusem. Kui tavapärasemates videodes ma olen olnud. Et jah, võt, mis võib teha. Üks tore sõltuvus. Jah. Praegu on lõppemas 38. päev, kui ma olen kaine ja see on õudne. See on nagu nii fucking õudne. Ma lihtsalt nagu tahaksin kas või ühte 0,33-st ühe nagu selle klaasitu porgi ära juua. Ja mitte midagi muud. Aga kuna ma niikuinii täna ei saaks, kuna ma käisin täna tätokat tegemas ja kui isegi alkohol lubatud, siis on viin lubatud, aga ma ei ole kange alkoholi mutt. Kui juuagi kanget, siis kas vana Tallinnat või džinni. Aga jah, ma olen ülimalt närviline, kuna mul on tung nii suur. Kordan veel ühe korra üle, kuna mul hakkas ka bipolaarne depressiivne episood pihta, millest ma ei teadnud. Ka see andis väga palju sellele olekule jõudu ja lükkeid juurde. Ja ma kaklen iseendaga. Mul täna isegi oli vestlus iseendaga, kus ma nagu olin, et kuule, stopp. Peremees olen ikkagi mina. Ja mina otsustan, mis me teeme. Lihtsalt ma tunnen ennast nagu juhul. Aga jah, tänane päev sai lihtsalt nagu niisama üle elatud. Ja nagu siin ei ole midagi nautimisega lood. Nautimisest on asi nagu mega kaugel praegu. Ma lihtsalt fucking võitlen. Ma lihtsalt võitlen praegu. See on nagu nii õudne. See on nagu megalt õudne. Aga ma ei tea, mul sõbranna andis soovituse, et ma läheks ostaks endale mingi alkoholivaba õlle või midagi. Ma tean seda, et alkoholivaba asjad korra nagu petavad selle aju ära. Ma olen eelmine aasta vist äkki ma kasutasin seda või... Jah, eelmine aasta mul oli. Mul on isegi üks vein, mis mulle meeldib alkoholivaba oma päris hea on. Siuke norman, jah. Miski viitsi praegu poodi minna, et osta. Ma panin juba suht udjukad selge ära ja plaanis nagu varsti magama ära minna. Aga ma arvan miski pärast, ma homme lähen käin. Ostan endale seda alkoholivaba õllet. Korra petan ära selle aju. Äkki ma siis... See tung läheb nagu võib-olla väiksemaks või midagi. Vaatame, kas ma suudan 40 päeva järjest ära olla ja ma saan aru, et mul on praegu iga päevaga järjest raskem ja raskem ja ma nagu tahan, aga nagu ma ei taha ära nullida seda. Ma ei taha niisama prügikasti visata need päevad. Ja kui juba juua, siis juunes korralikult täis ära. Ühe õlle pärast või ühe siidri pärast. No persse. No ausalt nagu ma ei hakka seda tegema. Eriti lamp ju. Ära nullida sulle pärast. Vaatame, mis edasi saab. Arvake ära,
kes läks 9:30 õhtul alkoholivaba joogi järgi? Jep, see olin mina. Kahjuks enda erutust ma teile kuulata ei saa anda, kuna ma ropendasin seal päris korralikult, sest et see oli mega hea. Mulle nagu räigelt hakkas meeldima alkoholivaba õlu. Nii ma siis võitlesingi oma alkoholitungiga, et mitte alkoholi juua, jõin siis alkoholivaba jooke nagu veini, õlut, siidrit ja muu selline asi. Ma lõppkokkuvõttes selle alkoholivaba veiniga allasin minema, sest et no, ma ei tea, ei maitsenud mulle nii väga hullult. Täna ma siis esimest korda nägin ühte sihukest und, mida ma olen nagu tavaliselt nendest dokkidest kuulnud ja eriti veel need narkomanid nagu on rääkinud sellest, et ta tuleb unne sulle ja sa tunned, et sa oled selle all. Ja tead, ma kogu selle aja jooksul pole kordagi enda teada sihukest tunne nagu näinud. Ja seekord ma nägin seda, et ma põhimõtteliselt nullisin ära oma 10 kuud. See tuli üliraskelt mul, aga ma tegin seda sealt ära. Ja siis ma hommikul ärkasin üles, see uni, see oli lihtsalt uni. Nii et kõik on korras. Väga hea. Aga suht kripi. See, et ma alkoholt näen, seda ma tean, aga narkot ma pole küll varasemalt näinud veel. Seega midagi uut. Aga nüüd tuleb kõige huvitavam, mida ma tegin. Nii et vaatame. Ma arvan, et keegi poleks uskunud. Mina teadsin, et see juhtub. Sest et juba oli siuke. Eile ma siis teadlikult nullisin 42 päeva ära, sest ma teadsin, et varem või hiljem see niikuinii tuleb ja see on sõltlaste teema ühesõnaga, et varem või hiljem tagasilöök niikuinii tuleb ja ma ütlesin, et ma teen seda teadlikult juba. Ma ei joonud eriti palju, ma tahtsin täiega hotshotte lihtsalt, ma ei 6 hotshotte ära ja 2, isegi pool liitrit seda Longaro džinni või midagi. Ja, no põhimõtteliselt jah, sest et ma kallasin sellest 0,33 kallasin pool ära, sest ma lihtsalt ei suutnud enam juua seda. Ja oligi kõik. Ja kas mul oli õhtul halb olla veits taksos, kui ma koju sõitsin, siis mul oli küll suke tunne, et ma vist kohe ketin, kuigi see nagu kogus on nii üliväike, mis ma ära jäin. Ja õhtul, kui ma võtsin antidepressandid koos melatoniiniga alla, jah, isegi kui ma olen alkoholi tarbinud, siis ma võtan ikkagi rohte. Ma olen selline inimene ja mulle on öeldud, et see parem võtta, kui mitte võtta. Ja siis ausalt öeldes ma mõtlesin, et nüüd on küll aeg uksendama minna. Aga ei läinud. Õnneks mul täiega õppus, kuigi ma olin nii piiri peal. Alati peal antidepressant on räige nagu näitaja see, et kas ma jooksen oksendama või mitte.
aga ma suutsin ikkagi ära hoida, et ei läinud. Nii et ma arvan, kui ma oleksin selle teise 0,33 purgi lõpuni ära jäänud, siis ma usun, et ma oleksin kindlasti okseldama läinud. Täna on selline ülikuimane olla. Mul on räige magneesiumi puudus ja ma olen alati peale alkoholi tarbimist on kõht lahti olnud ja seega mul praegu ka see. Ja mina ei tea. Ma lihtsalt järjekordselt sain aru sellest, et jah, vist hästi enam alkoholile ei ole kohta mu elus. No tundub vähemalt niimoodi, jah. Sest ma ei tunne ennast üldse nagu hästi ja mõeldes, mis väike kohus tegelikult nagu oli. Mu kehale ilmselgelt meeldib olla lihtsalt kaine. Seega ei ole midagi olla. Ma ei vaata seda nüüd nollimist nii ilgelt halvasti, kui ma seda vaatasin. Ja pole olla. 41 päeva ju sai ikkagi ära tehtud, nii et järgmine on juba pikem. Sest et mul oli vaja korra seda näitajat, et mis siis nüüd saab nagu. Ja nagu näha on, et ei, keha ei taha. Ma ei tea. Ei ole midagi olla nagu. Ma üldse sellepärast ei hakka midagi halvasti tundma, sest et see on täiesti normaalne. Ma olengi suuga katsuda. Ega see nüüd ei lõppe ära, et ma nüüd ei hakkagi kainet liini pidama, ikka hakkan. Ma ei taha, et mul hommikul oleks suuke tunne nagu mina ei tea. Ma nagu praegu tunnen, et ma olen räigelt võtsin, et nagu ma ei oleks terve öö maganud. Tegelikult ma magasin terve öö. Ja mul on räige magneesiumi puudus. Mul käed ja jalad surisevad täiega ja see on nii vastik tunne. Ja pigem valin selle asja, kus ma tunnen ennast välja puhanuna ja kus mul on terve keha ei surise ja kõhka ei ole lahti. Ja, aga lähme edasi. Mis ma lõpetuseks siis võin nagu öelda? Võin öelda seda, et niimoodi see alkovaba aeg hüüumärgiga, süümärgiga ja niimoodi mööduski. Ja ta möödub endiselt praegu ikkagi edasi. Ma näitasin ainult seda aprilli osa, mis oli nagu kõige keerulisem. Mis ma lõppkokkuvõttes võin öelda? Aprillis oli mul 2 alkoholijoomist, mis on nagu ülimalt bellissimo, teades palju ma nagu tegelikult ju jõin. Mul tuli kuu peale äkki 6-8 joomist tuli kuu peale. Nii et 8-st 2 on isegi väga hea. Et ülinorm. Isegi see, et mõeldes selle peale, et mul oligi see depressiivne episood on ja et ma suutsin isegi siis nagu hoida ennast nii hullult tagasi, kui võimalik oli ja kõigest ainult 2 korda tarbida alkoholi. Minu meelest ülitubli. Mina ei näe mitte midagi sellest halba, sest et üliimelik oleks olnud, kui ma nüüd olekski saanud nipsu pealt täiskarsklaseks. See tekitaks hästi palju küsimusi, kas mul ikka oli tegelikult sõltuvus või mul ei olnud. Siin koha peal ma tahaks natukene iseennast parandada, et jaa, mul on sõltuvus, aga miks ma ravin seda? Sellepärast, et mul on alkoholi kuritarvitamine. Ma ei oska alkoholi juua. Ma ei oska piiri peale panna ja ma õpingi seda piiri peale panema, sest et minu eesmärk ei ole hakata täiskarsklaseks, nagu ma olen mitu tuhat korda rääkinud, vaid ma ikkagi tahaks paar pokaali veini näiteks teha või 1 pokaali šampusegi isegi ära juua. Seda ma kindlasti tahaksin, aga mul on sinna veel nii pikk tee minna, et ma algselt pean niimoodi pidureid tõmbama, nagu ma tegin aprillis. Mitte midagi muud ma ei oskagi enam öelda, selline oligi kogu mu vaev, kas ma olen kurb, et ma nullisin ära. Ei ole. Ja ma tean seda, et ma tegin hästi suure vea, et ma lugesin neid päevi.
ei oleks pidanud seda tegema. Ma lisasin endale ise vaimset pinget juurde. Praegu hetkel ma ei loe päevi, aga mul nüüd peaks pühapäeval, ehk siis emadepäeval, mul peaks laupäeval päev enne emadepäeva, on ju. Mul peaks siis saama 3 nädalat kaine, on ju. Ehk siis, mis see teeb meil kokku, teebki kokku 21 päeva, on ju. Põhimõtteliselt pool sellest, mis mul oli eelmine kord. Kas vabatahtlikult? Ja nagu alati vabatahtlikult lihtsalt ei taha. Samas mul ei ole lihtsalt aega olnud. Ma olen haige olnud siin ja tööl olnud ja üleüldiselt väga hullult ei kisu praegusel hetkel. Ja ma ei ole veel dünaamikust aru saanud. Kuna mul kisub ja kuna mitte, võib-olla ma olen mingisuguseid endale hobisid, ma olen ju hobisid endale tegelikult leidnud. Ma olen nende peale oma aega raiskanud. Kusjuures ükskord mul oli siin tung. Ma läksin jooksma. Ma läksin jooksma täitsa. Kuna mul kodus tegelikult alkohol on olemas. Mis on suht tegelikult siuke, mina ei tea, siuke küsimärk, kas ta peab üldse kodus olema. Sest ma olen tegelikult alati nagu võib visutada, aga ei, ma olen täiesti külma närviga ja üldse ei taha. Kas ma lähiajal plaaniks juua? Pigem vist mitte. Aga ma ei ole kindel. Ma ei näe mõtet. Ma saan aru, et ma lihtsalt pasandan jälle terve 2 päeva pohmaka peale ja lõppkokkuvõttes on halb olla. Kas ma suudan ennast peatada? Ei tea. Pigem vist ei suudaks või suudaks. Ma ei tea enne, kui ma ei tee seda, ma ei tea. Jah. Ma ei tea, ma arvan, et te ootasite midagi muud äkki. Et ma suudangi olla alkoholi vaba või midagi. Ei suutnud. See ikka oleks minu moodi. Aga muidu iseenesest ma olen tubli ja mina kiidan ennast. Isegi näete, tein pai endale. Jah, et siuke. Ma loodan, et selline eksperiment või kuidas ma seda nüüd nimetada saan, mis siis kestis päris mitu kuud, oli teil huvitav vaadata. Mul ei ole mõtet öelda seda, et jätke oma kommentaar või andke mulle tagasisidet, sellepärast seda niikuinii ei tehta. Ma niikuinii näen vaatamisi, väga hea, aitäh teile, et vaatate. See on minu jaoks tegelikult päris suur motivaator. Et ma näen, et keegi reaalselt vaatab ja kedagi reaalselt kotib. See on äge, see on äge. Jah, võt niimoodi, räigelt meeldib enda juukseid näpata, räigelt. Võt niimoodi, aga järgmise siis kogemuse vlogini, mis teemal tuleb, ei tea, nagu alati. Aga ma ei teagi reaalselt, mis tuleb. Sest mul oligi materjali ainult praegu alkovaba vlogi jaoks. Okei, ma siis pean midagi mõtlema, mida ma oleksin nõus mida ma oleksin nõus avalikult rääkima inimestele, sellele maailmale ja avalikustama midagi võib-olla enda elust. Ma ei tea, võite kirjutada näiteks, mille peale ma võiksin järgmise kogemusvlogi anda. Näiteks, ma ei tea. Suhete kohta ärge kirjutage. Ma ei ole valmis veel rääkima nendest. Ma pigem hoidun sellest teemast nii kaarega mööda, kui võimalik on. Ja pigem ei tahaks ega kipuks sinna sellesse nendes suhete teemadesse minema, sest et nad on suht traagilised. Mitte midagi head selle üle. Võt niimoodi. Aga hästi, aitäh teile vaatamast ja kaasa elamast. Ma loodan, et te elasite kaasa sellele vlogile. Nii et järgmise vlogini siis. Aitäh teile!